Coulomb'i seadus määrab ära kahe elektriliselt laetud keha omavahelise vastastikmõju tugevuse. Ja lihtsuse mõttes kasutame siis laetud kehadena punktlaenguid. Need on siis sellised kehad, mille mõõtmed võib siis võrreldes kehade vahelise kaugusega vaatluse alt välja jätta. Ja on siis teada tõsiasi, et sama liigilised laengud tõukuvad ja siin ei ole vahet, kas meil on positiivsed laengud või on negatiivsed laengud. Eriliigilised laengud aga tõmbuvad. Ehk siis kaks positiivset laengut tõukuvad, kaks negatiivset laengut tõukuvad ja positiivne ja negatiivne laeng omavahel tõmbuvad. Ja see, kui tugevasti nad tõmbuvad või tõukuvad, määratakse siis ära laengute suuruste ja laengute omavahelise kauguse kaudu. Ja rõhutagem siinkohal kohe seda, et kõigi jõuga seotud või ka väljaga seotud ülesannete puhul ei oma elektrilaengu märk arvutustes mingit tähtsust. Sellest, kas meil on samaliigilised laengud või eriliigilised laengud, kas meil on positiivne laeng või negatiivne laeng, sõltub ainult siis jõu või välja suund ja jõud, millega siis kaks laengut teineteist mõjutavad, tulenevalt siis Newtoni kolmandast seadusest, on omavahel ju võrdsed, ehk siis esimene laeng mõjutab teist täpselt sama suure jõuga kui teine esimest ja selle laengu või selle jõu suuruse saame siis leida Coulomb'i seadusest, mis ütlebki meile seda, et kaks punktlaengut vaakumis tõmbuvad teineteise või siis tõukuvad teineteise poole jõududega, mis on võrdelised kehade laengute suurustega ja pöördvõrdelised siis kehade vahelise kaugusega. Ehk siis, mida suuremad on laengud, seda tugevam on laengute tõmbumine ja tõukumine ja mida lähemal need laengud teineteisele on, seda tugevam on siis nende laengute tõmbumine ja tõukumine ja lisada tuleks siin veel siis seda, et need jõud, mis siis laengute vastastikmõju tagajärjel tekivad, asuvad siis laenguid ühendaval sirgel. Nii et tõmbejõud asuvad sirgel ja on siis suunatud teineteise poole ja tõukejõud asuvad samamoodi laenguid ühendaval sirgel, aga on siis
teistsuguse suunaga. Kui nüüd natukene ajas ette rutata, siis tuleks valemisse lisada veel ka üks tegur, mida siis nimetatakse keskkonna dielektriliseks läbitavuseks ja see tegur näitab siis meile seda, kui mitu korda on jõud vaakumis tugevam kui samadele laengutele samal kaugusel mõjuv jõud mingis keskkonnas. Aga me kõigepealt tegeleme teiega siis selle Coulomb'i seadusega just vaakumis ja vaakumis on siis selle dielektrilise läbitavuse väärtus 1, sest et jõud vaakumis on võrdne jõuga vaakumis ja arv jagatud iseendaga annabki siis tulemuseks 1.